800 eurot. Säästke kuni 10 000 eurot. Kiirustage. Uurige lisaks Volkswagen.ee. Oleks vähe. Teev ja Selver on 1 aastane. Selgul on Teev ja Selveris. Lõpppäevast esmaspäevani 30. novembrist kuni 2. detsembrini lõõrekanade muna Selver 10 tükki. Partnerkaardiga vaid 1 euro ja 39 senti. Ja kirjada 14 tundi. Tähelepanu! Eesti suurim kütuste jaemüüja Olerex avas jälle uue kaupla Tartus Aalvaristis. Varinkov, maitsevamps, suurepärane teenindus ja uusma tehnoloogiaga pesula ootavad sind Olerex. Mõnus peatuspaik. Liiklejad tähelepanu, teile anname teada kuulutuna nii Tallinnast Tartu maanteel kui ka Pirita teel ja patrullid Gonsiori tänaval, Merepuies teel, Peaveter või teel Päevabarjääri lähedal. Värske kohviga Hesburgeris. Valimus kõikides Hesburgeri restoranides. Nende avamisest kuni kella 11-ni kõigest 50 sendi eest. Tere hommikust kõigile, kes on ärevad. Üks lõbus kaubandusskandaal. Kuidas kõlas? Skandaal ja lõbus nagu just ei tohiks omavahel kokku käia. No oleneb, kellele see nalja teeb, see on nagu... No minule teeb natuke nalja. Jah, see on nagu selle raha kõrvale panemisega, et ühel hetkel mõtled, et sa säästad, aga keegi teine vaatab, et sa oled mingi ilge ihnuskoija. Ja kui sina satud skandaali, siis see sulle nalja ei teeks, aga tead, teistel on hea naerda. Jah. Et see lugu on selline nii ja naa. Aga mis on siis toimunud? Toimunud on see, et on üks e-pood, kus saab tellida kaupa. Ja inimesed on tellinud sealt e-poest kaupa, aga see e-pood on ise omakorda tellinud kaubad konkureerivast e-poest, et rahuldada kliente. No aga kokkuvõttes vahet pole või? No mõtled küll esimese hooga, et no mis seal siis ikka, eks ole? Tarbija jaoks suva ju. Tarbija jaoks tarbija tellis ühest poest kauba, tegelikult tuli see otse teisest poest talle. No ja ta sai kätte ju. Aga ta sai oma kauba kätte, jah. Aga see teine e-pood ei ole jälle nagu väga rahul ja lõpuks ei ole rahul ka siin hakkavad juba uurima, et kuidas meil see andmekaitseseadus ja kuhu võib kliendi mingeid andmeid ja asju saata. No teisest küljest vahet ei ole, sa tellisid veebipoest oma kauba, no su andmed läksid ka teise veebipoodi, no mis seal siis ikka, sa pead ju need andmed niikuinii andma kullerfirmale või kellegile, et see kaup selle kohale jõuaks. Aga iseenesest on natuke nagu naljakas selline skandaal, et sa teed veebipoe, aga tellid kauba hoopis konkureerivast veebipoest kliendi nime alt. Aga ja seal oli, jama oli nagu selles, et sinna sellesse esindusse ilmus üks inimene, kes tahtis kasutada 14 päeva tagastusõigust. Ja siis ta marssis hoopis kogemata nagu või kogemata veel, ma ei teagi, kuidas see lõpuks paberid seal välja nägid, kuidas see kaup pooled jõudis. Ühesõnaga läks sinna, läks valesse poodi. Ja siis hakkas seal mingisugune... Keegi saanud aru mitte midagi. Ja hakati seda asja nagu uurima ja siis avastati, et ühe ja sama eraisiku konto alt tuleb päris palju tellimusi. Ja samas see ettevõte, kes seda trikki nagu kasutas, tema selgitus on üsna selline loogiline. Ja ta ütleb, et kui toode on hulgilaost otsa lõppenud, siis nad on ka varasemalt täitnud tarneauke teiste e-poodidega ning suunanud neile müüki ja ostnud kaupa siis sealt leti hinnaga. Et üldiselt on kauplused olnud lisatellimuste üle õnnelikud. No ma ei saagi nüüd aru, kas see on skandaal siis. No see on siukene jah kuidagi ja ütleme, et isegi kui tooted on olnud konkurentide juures odavamalt, kui nende poes on müügil olnud, siis nad on selle lihtsalt miinusesse tagunud. Peasid klient jääks rahule ja oma kauba kätte saaks. No loomulikult. Aga siis on nüüd siin ikkagi kes kelle alt tellis ja kuidas need andmed peavad ikkagi tänapäeval liikuma ja kuhu siis pärast tagastada ja nii edasi, et siin mingil määral tekivad mingisugused probleemid seoses sellega. Aga see on nagu lahe, teed veebipoe, võtad tellimused vastu ja siis võtad ise teisest veebipoest, saadad inimestele asjad laiali. Et ei pea ise jandama selle laoseisu ja värkidega.
tead, vahel restorani lähed ka, eks ju, köögist saab piim otsa, siis näed, kuidas teenindaja jookseb kõrvalt Selveri kotiga kohale. Jaa, isegi ükskord juhtus nii, et köögist läks kokk linna autoga leiba tooma ja lumme kinni ja inimesed jäid toiduta. No vot, jah. Saavad otsa lihtsalt. Ja tänasel küber esmaspäeval võib beebipoodidega niimoodi juhtuda, et inimesed muidu tulevad ja tulevad, eks ole. Raha tuleb, aga kaupa ei lähe, kaup on otsas. Ei hakka ju need inimesi tagasi lükkama, sest järgmine kord see poodi enam ei tule, eks ole, et seal. Ja siis sa pead ostma konkureerivast poest, et selle kauba inimestele saata. Jaa. Et sellest ma ütlen selline lõbus kaubandusskandaal. Midagi nüüd keegi ju otseselt mingit viga ei saanud sellest nii väga. Samas see pood, kus telliti jälle, seal on mingid omad probleemid. Samas mina leian, et rohkem võiksid veebipoed seda asja ikkagi teha, sest mul on konkreetselt praegu üks asi, mida ma tahaksin osta. See on üks mänguasi ja see on kõikidest poodidest otsas. Et ma tahaks küll, et praegu keegi pakuks mulle, tellige jumal, tead, mul täitsa ükskõik, kus tellige mulle see ja siis ma ostaks. Aga näed, mingid asjad on otsas, et ikka kõik seda nalja ei kasuta, seda trikki siis. Eks pärast tänast esmaspäeva on üldse kogu kaup otsas või? Must reede tegi oma reha, nüüd veel see küber otsa ja siis on nagu kõik... Ära muretse, kaup ei saa maailmast kaup ei saa otsa. Ei saa. Need paremad asjad saavad otsa. Mul on tunne, et ka see raha ei saa otsa. Kaup on tegija. Nii et jõudu ja jaksu teile. Kauba ostmisel. Everybody, with the Jonas Brothers. I love hit music. Delfi ja Postimehe uudiseid vahendab Priit Rooks. Oktoobri lõpus tabas Lõuna-Eestit korralik torm, mis murdis maha mitmeid puid ja need omakorda lõhkusid ära idapiiri katselõigule rajatud aiad ning piirivalvetehnika. Kahju on 10 000 eurode väärtuses. Seetõttu leiab piirihalduse büroo, et riik peab rohkem maad ostma, sest 10 meetri laiune riba on lihtsalt liiga kitsas. Fääri saartel toimuvate Põhjamaade meistrivõistluste viimasel päeval uuendasid naised 4 korda 100 meetri vabalt teateujumises Eesti rekordit ning Alant Smakk ujus välja ka Eesti 14-aastaste poiste tippmargi 100 meetri selili ujumises. Eesti naised saavutasid 4. koha.
ÜRO peasekretär Antonio Guterres teatas vahetult enne tänast kliimakonverentsi, et maailma pingutused kliimamuutusi peatada on olnud seni ebapiisavad. Üleilmne soojenemine võib õige pea jõuda punkti, kust ei ole mingit tagasiteed, teatas Guterres. Madridi konverentsist võtab osa 200 riiki, kes üritavad täiustada 4 aastat tagasi sõlmitud Pariisi kliimalepet. Ning 2019. aasta enim tasustatud näitleja Deadpooli staar Ryan Reynolds ostis endale pensionisamba. Mees vaatab tulevikku, sest vanaduspõlves on vaja kuidagi hakkama saada. Nii ostis näitleja ära USA's populaarsust koguva ettevõtte Mint Mobile, mis pakub ameeriklastele väga soodsa hinnaga mobiilset internetti. Kui palju ta pidi firma eest raha välja käima, seda pole teada. Ilma teeb huppaoutlet.ee. Huppa talveriided, parim valik sinu perele. Vaatame selle ilmaga üle ja ega siin selline sügis ikkagi jätkub. Tänagi on, võib juhtuda, et te näete päikest, aga pilve võite ka näha ja pilve seest võib tulla lörtsi, lund, võib-olla isegi natukene vihma, sest temperatuurid on -1 kuni +4 kraadini. Koppa. Stiilsed ja soojad rõivad nii lastele, naistele kui ka meestele leiad huppaoutlet.ee-st või lähima edasimüüja juurest. Huppa talveriided on parim valik sinu perele.